Eesti Pangas on valminud värske finantsstabiilsuse hinnang. Kui tugev on selle analüüsi põhjal Eesti pangandus ja muu finantssektor? Vastavalt meie nüüd hiljuti valminud analüüsile võib öelda, et Eesti finantssektor, sealhulgas pangandussektor, kõige olulisem osana sellest, on täna üsna tugevas seisus ja seda nii siis hetkel kui ka lähema 6 kuu kuni 12 kuu ettevaates. Teiseks, majandus Eestis on kasvamas, see kasv ei ole küll väga kiire, aga siiski kasvab majandus tervikuna, kasvavad ka inimeste sissetulekud, samuti madalad intressimäärad toetavad nii elanikkonna kui ettevõtete laenude teenindamise võimet, mis siis omakorda tähendab ka, et pankade laenuportfellides ei ole olulisi probleeme. Millised on hetkel ja ka lähema 6 kuu vaates suuremad riskid Eesti finantsstabiilsusele? Enamik riske on suhteliselt madalad, me siiski näeme paari, mida toome välja või 3 riski. Esimene on seotud meie väliskeskkonnaga. Eesti on väike avatud majandus, meie käekäik sõltub väga palju sellest, mis toimub lähedastes või tähtsates kaubanduspartnerites. Praegu tooks välja näiteks euroala, kus me näeme tegelikult ootamatult positiivseid majandusarenguid, aga siiski me näeme, et riskid, kuigi on vähenenud, ei ole kuhugi kadunud. Teine piirkond on siis Venemaa, kus me teame, et olukord on tunduvalt halvem kui mõni aasta tagasi. Seni me oleme näinud tegelikult, et need arengud ei ole Eesti majandust tervikuna väga palju mõjutanud või negatiivselt mõjutanud, aga on alati loomulikult võimalik, et seal ka asjad arenevad veel negatiivsemalt. Eks risk, mida me oleme ka varem rõhutanud, seondub Põhjamaade ja eelkõige Rootsi kinnisvaraturuga. Rootsis kinnisvarahinnad on juba aastaid väga kiiresti kasvanud. Seda on riskina teadvustanud ka näiteks Rootsi keskpank, Rootsi järelevalve. Sellega seoses on proovitud astuda ka rida samme, on kehtestatud täiendavaid kapitalinõudeid pankadele näiteks. Aga siiski ilmselt need ei ole olnud piisavad sammud, sest kasvamist jätkavad nii hinnad kui siis ka inimeste võlakoormus. Ja meie jaoks on see võimalik ohuallikas just siis läbi selle, et Eestis tegutsevad suuresti Põhjamaa pangagruppide tütarpangad või filiaalid ja kui midagi muutub halvemuse poole pangagruppide jaoks, siis võib peegelduda ka kohe Eesti pankade käitumises. 3. riskifaktor, mida me juba ka varem toonitanud, on seotud Eesti kinnisvaraturuga. Meie kinnisvarahinnad pool aastat tagasi kasvasid päris kiiresti. Nüüd me oleme näinud, et see kasv on aeglustunud ja me ei näe seda enam nii suure riskina. Aga praegu on teatud soodne keskkond, et kui palgad kasvavad kiiresti, intressimäärad on madalad, see võib kunagi julgustada kas pankasid agressiivsemalt raha laenama või siis kodumajapidamisi neid laenusid julgemini võtta. Ja kui peaks tekkima niisugune teistsugune stsenaarium, kus kõik osapooled muutuvad riskilembelisemaks, siis see võib ka suurendada riske Eesti majanduses. Mida on võimalik teha kinnisvaraturust lähtuvate riskide maandamiseks? Eesti Pank on tegelikult juba viimastel kuudel neid samme astunud, et alates 1. märtsist me siis kehtestasime täiendavaid nõudeid kommertspankadele reguleerimaks seda eluasemelaenu turgu. Me praegu näeme, et oleme neid seadnud sellisel moel, et nad oluliselt ei peaks muutma pankade tegevust, kuna me näeme, et praegu on pangad suhteliselt konservatiivsed. Aga nad on teatud niisuguse liikluspiirangu või kiiruspiirangu iseloomuga, et kui peaks selline aktiivsus kasvama, pangad hakkaksid riskantsemalt käituma, siis need samad kiiruspiirangud tulevad kohe ette. Aitäh!